Tänase piiblivõtme kirjakohaks on 2. Saamuli raamatust 7. peatükk, salmid 17–29. Nõnda nagu olid kõik need sõnad ja nõnda nagu oli kogu see nägemus, nõnda kõneles Naatan Taavetile. Ja siis kuningas Taavet läks ja astus Issanda ette ning ütles: Issand mu Jumal, kes olen mina ja kes on mu sugu, et sa mind seni oled saatnud. Aga sedagi on olnud vähe sinu silmis, Issand mu Jumal, ja sellepärast, et sa oled rääkinud oma sulasele soo tulevikust. See on õpetus inimesele, Issand Jumal. Ja mida Taavet sulle veel rohkem peaks kõnelema, sa ju tunned oma sulast, Issand Jumal. Oma sõna pärast ja oma südame järgi sa oled talitanud. Kõiki neid suuri asju oma sulasele teatavaks tehes. Seepärast oled sina, Issand Jumal, suur, sest ükski pole sinu sarnane, ega ole ka muud jumalad kui sina. Kõige selle põhjal, mida me oma kõrvaga oleme kuulnud. Ja kes on nõnda nagu sinu rahvas, nagu Iisrael, ainus rahvas maa peal, keda Jumal ise on käinud enesele rahvaks lunastamas, et teha enesele nime. Nende ees korda saata suuri ja kardetavaid tegusid. Sina ajasid ju ära oma rahva eest, keda sa enesele Egiptusest lunastasid, rahvad ja nende jumalad. Ja sa oled enesele kinnitanud oma Iisraeli rahva, rahvaks sulle igaveseks ajaks. Ja sina, Issand, oled saanud neile jumalaks. Ja nüüd, Issand Jumal, kinnita igaveseks sõna, mida sa oma sulase ja soo kohta oled rääkinud, ja tee nõnda, nagu sa oled rääkinud. Siis saab sinu nimi igavesti suureks ja öeldakse, vägede Issand on Iisraeli Jumal. Ja sinu sulase Taaveti sugu seisab kindlalt su ees, sest sina, vägede Issand, Iisraeli Jumal, oled oma sulasele ilmutanud ja öelnud, mina annan sulle järele tuleva soo. Seepärast on su sulane leidnud julguse sind paluda selle palvega. Nüüd, Issand Jumal, sina oled Jumal ja sinu omad on kõik tõde ja sina oled oma sulasele lubanud seda head. Alusta siis nüüd ja õnnista oma sulase sugu, et see jääks igavesti sinu ette, sest sina, Issand Jumal, oled rääkinud ja sinu õnnistusega õnnistatakse su sulase sugu igavesti. Aamen. Taavet on saanud vastuse Jumalalt. Ja tal ei ole muud kui tänu. Juba see, kuidas Jumal on õnnistanud päevast päeva, kuidas ta on loonud oma rahva, aidanud rahval tugevaks saada ja arvestatavaks riigiks saada, on imeline ja kordumatu. Kas sellest on veel vähe? Kindlasti ei ole, seda on väga palju. Kui Taavet on palunud midagi veel Jumalalt, kas peaks Jumal vastama? Ei, ka Jumal ei pea. Muidugi ei pea. Jumala vastus üldse inimlapse palvele ei ole ju Jumala kohuste täitmine. Jumal ei ole kohustatud inimese ees. Ka isegi siis mitte, kui Jumal on tõotanud oma rahvast hoida ja õnnistada. Isegi tema õnnistuse tõotus ei ole kohustus, justkui Jumal peaks vastama. Ei pea. Jumal jääb alati Jumalaks. Üks väike juhtum selle kirjelduseks. Kord üks kerjaja oli kiriku ukse juures, et just peale Jumala teenistust seal kerjata ja ta püüdis sealt väljuvate kristlastega jutule saada. Ta ütles, sina ju pead mind aitama, sa oled ise kristlane. Kristlane peab aitama oma ligimest. Too arvas, et ta võib usklikke lõksu seada ja neil lihtsalt ei ole pääsu. Aga kui isegi ka kristlastel oli seal tarkust sellist manipulatsiooni läbi näha
ja vabadust teha ikkagi nii, nagu nad õigeks peavad, kas ei ole siis Jumalal veelgi suurem tarkus ja veelgi suurem vabadus? Jumala tõotus meid hoida, see on ka isegi meie inimlik sõnastus. Ja kindlasti ei saa üks inimlaps seada sellega Jumalat lõksu. Jumal ei ole seotud, isegi mitte sellega, mida me nimetame lepinguks. Üks asi, mida meie nimetame viimseks ja ülimaks nõudeks, ei ole viimne ja ülim Jumala jaoks, kes näeb läbi inimese mõtted, motiivid, tagajärjed ja tulemused. Jumala otsused on alati kõrgemal kõigest inimlikkusest ja piiratusest. Nüüd, kas võtab see siis meilt ära võimaluse toetuda Jumala tõotustele? Kas tõotused siis ei kehti? Jumala tõotus aga ju ilmutab eelkõige meile tema olemust, tema kavatsusi meie suhtes, Jumala südant. Ja tema südame hoiak, kui see meile korda läheb, kui Jumal ise läheb meile korda, siis kui meiegi süda on Jumalasse kiindunud, siis me tõesti usaldame Jumalat ja tema soove meie suhtes. Ja seda mitte tema lubaduse, vaid tema enese pärast. Ma arvan, sellisena vastab Taavet Jumalale. Jumal on küll keegi, kes on suuresti kõige üle ja kõige üle otsustaja. Aga on ometi Jumal ka see, kes tunneb Taavetit ja selle üle on Taavet õnnelik. Ja Taavet ütlebki seda 21. salmis. Sina ju tunned oma sulast, issand Jumal. Ja oma sõna pärast ja oma südame järgi oled sa talitanud. Kõiki neid suuri asju oma sulasele teatavaks tehes. Selliselt imetledes Jumala suurust ja võrratust ütleb Taavet. 22. salm. Sellepärast oled sina, issand Jumal, suur. Sest ükski pole sinu sarnane, ega ole ka muud Jumalat kui sina. Kõige selle põhjal, mida me oma kõrvadega oleme kuulnud. Taavet saab olla Jumalale vaid tänulik, üksnes tänulik, sest kõik on vaid Jumala väljateenimatu kingitus, ime ja arm. Kõik, mis Jumal on teinud, nii temale Taavetile kui kogu valitud rahvale, keda Jumal suuresti on õnnistanud. Ja Jumal on teada andnud ka oma parimad mõtted ja soovid. Taavet palub nüüd, et see, mida Jumal on teada andnud, võiks tõesti ka püsida ja selleks ka jääda. Selle kaudu saab ju Jumala nimi austatud, tema tuntus suureks tema rahva seas. Ja Taavet ütleb ja palub, nüüd, issand Jumal, kinnita igavesti see sõna, mida sa oma sulase tema soo kohta oled rääkinud ja tee nõnda, nagu sa oled rääkinud. Siis saab sinu nimi igavesti suureks ja öeldakse vägede issand ja Iisraeli Jumal. Ja sinu sulase Taaveti sugu seisab kindlalt su ees. Taavet on taas andnud tänase kirjakohaga meile õppetunni. Esiteks, Taaveti jaoks jääb Jumal Jumalaks oma suuruses. Ja Jumala vastus, ükskõik millisena see on, märk tema suurusest ja tarkusest ja tema armastusest meie vastu. Teiseks, Jumal on oma tõotuses ilmutanud ennast eelkõige ja oma südame hoiakus meie suhtes. Ja meiegi võimalus Jumala tõotustest osa saada on õige südame hoiak, mis on tänu. Õnnistatud päeva!